Bahreinis ja Kuveidis kõlasid taas raketihäired, kui Iraan lasi lahti 10 rakette ja droone Pärsia lahe riikide suunas, kus asuvad USA väed. Jordaania teatas, et peatas 3 Iraani raketti, samal ajal kui Teheran väidab, et sihtis Ameerika sõjaväeobjekte kõigis 3 riigis. Katar on hukka mõistnud rünnakud kui nende suveräänsuse rikkumise. Lisateabe saamiseks on meiega liitunud Ahmed Qusay, poliitiline konsultant firmast Qusay Associates, kes räägib meiega Bahreinist. Ahmed, tore, et oled täna meiega I24 News Englishis. Iraani sõnumid on jäänud samaks. Režiim kinnitab, et sihib USA baase, mitte Pärsia lahe riike. Aga kui Iraan tulistab korduvalt Bahreini ja Kuveiti, kas valitsused või avalikkus seal, kus te olete, aksepteerivad seda eristust? Üldsegi mitte, eriti kuna nende avaldused ei vasta nende tegudele. Nende avaldused väidavad alati ja pidevalt, et nad ründavad ja sihivad Ameerika baase, Ameerika huve ja nii edasi. Kuid tegelikkuses, eriti videotes, mida te viimase minuti jooksul olete näidanud, on näha ainult tsiviilobjekte, mida on tabatud. Näiteks eile maandus droon, droon maandus ühele laole Kuveidis. See on tsiviilobjekt. See on kohalikele lahe piirkonnas teada, kuid nad väidavad, et see ongi see video, millest ma räägin. Nad väidavad, et see on Ameerika huvide objekt. Mis praegu toimub, on see, et nad eskaleerivad olukorda, mis on alati nii olnud, kui Ameerika Ühendriigid või isegi Iisrael on olnud seotud Iraani ründamisega. Hetkel, kui olukord eskaleerub, näeme öösel iraanlaste vastulööki ja see eskaleerub veelgi. Seega, arvestades kõike, mis täna Iraanis toimub, ootame, et tänane öö ei tule meie jaoks lihtne. Rääkides sellest eskaleerumisest, on teateid, et Iraan kasutas ühes oma viimastest rünnakutest Bahreinile kobarmoona lõhkepead. Kui see vastab tõele, oleks see esimene kord, kui selline rünnak Bahreinil aset leiab. Kui see kinnitatakse, kas see tähendaks olulist eskaleerumist Teherani rünnakutes Pärsia lahe riikide vastu? Kas Bahreinil oleks mingisugune vastulöök? Nagu te ütlesite, kui see video või salvestis osutub tõeliseks, siis jah, see on suur eskaleerumine. See liigub iraanlaste poolt veelgi agressiivsema lähenemise suunas. Praegu, kui me räägime, on iraanlaste poolt sellel korral tekitatud kahjud, võrreldes sõja varasemate kordadega palju väiksemad. Kuid samal ajal, nagu sa mainisid, on lahe riikide juhid praegu pidevalt kohtunud, et mõista kahjusid ning koostada plaan, kuidas siit edasi minna. See ei ole olnud lihtne strateegia Iraaniga tegelemiseks, eriti kuna lahe riigid on alati otsinud mingisugust rahumeelset lahendust. Kuid arvestades praegust olukorda, ma ei usu, et see on enam valiku võimalus. Ja ma ei usu, et lahe riigid jäävad kauaks vaikseks. Mida sa sellega mõtled? Sest 40-päevase sõja ajal nägime me peamiselt, et lahe riigid jäid vaikseks. Mis on praegu teistmoodi kui nende eelnenud 40 päeva jooksul? Me näeme ikka veel pealtnäha sama tulemust. Tegelikult on iraanlaste poolt tekitatud kahju nüüdseks jõudnud sellesse punkti, kus me oleme sisuliselt pöördumatu olukorra ees. Ja varem 40-päevase sõja ajal püüdsid kõik leida väljapääsu, rahumeelset lahendust, mingisugust relvarahu või olukorra leevendamist. Ilmselt ei suuda keegi iraanlastega rahumeelselt hakkama saada. Isegi omanlased, kes on püüdnud iraanlaste tegevust alla neelata, ei suuda seda praegu teha, sest nüüd on ka nemad pommitamise sihtmärgiks. Kas seekord on olukord teistsugune, kui Iisrael pole kaasatud? Kuna Iisrael pole seni ühtegi rünnakut saanud, keskendub Iraan nendele laheäärsetele riikidele. Kas laheäärsed riigid võiksid siis reageerida nii, et nad ei asu tingimata Iisraeli poolele, vaid kaitsevad lihtsalt oma enda territooriumi? Mõlemat pidi, nii varem kui ka praegu on laheäärsed riigid hoidunud sõja küsimuses Iisraeli poolele asumast, vähemalt pealtnäha. Aga seekord pole laheäärsete riikide jaoks oluline, kas Iisrael on kaasatud või mitte, kuigi nad eelistaksid, et oleks, arvestades milline Iisrael on. Siiski ma ei usu, et see on peamine tegur.
Kuna laheäärsete riikide majandus on kõige rohkem kannatanud, arvan ma, et järgmised nädalad näitavad, et laheäärsed riigid võtavad teistsuguse suuna. Te mainisite lahe majandust. President Trump on tagasi võtnud oma väite, et Ameerika Ühendriigid hakkavad nõudma 20% hüvitistasu turvalise läbipääsu eest laevadele, mis liiguvad läbi Hormuzi väina. Ta ütles selle asemel, et laheriigid hakkavad investeerima Ameerika Ühendriikidesse. Kas teil on aimu, mida need investeerimislepingud võiksid sisaldada? Ma ei ole kindel, kuid laheriigid on juba pikka aega Ameerika Ühendriikidesse investeerinud. See ei ole midagi uut, isegi kui seda nii esitletakse. Ja mis puudutab neid tasusid, mida ta püüdis kehtestada, siis need on rahvusvahelise õiguse ja 1982 aasta UNCLOS-e kohaselt ebaseaduslikud. Ei Ameerika Ühendriigid, Omaan ega isegi Iraan saa seda väina seaduslikult sulgeda. Nad ei saa mingeid tasusid ega transiiditasusid sisse nõuda. Ahmed Kusai liitub meiega Bahreinist. Alati on tore, kui oled meiega i24 News Englishis. Suur aitäh sulle! Aitäh!